Ja kui sa oled ka otsustanud oma koduaias lühiviljalist kurki kasvatada, siis tea, et parim aeg otsekülvi tegemiseks ongi juuni algusest kuni jaanipäevani välja. Ja eks kurgi puhul, kuna tema on selline tõeliselt soojust armastav taim, kõige suurem ja tähtsam eeldus ongi see, et meie öised temperatuurid ja just ka mulla temperatuur on jõudnud sinna 15 kraadi juurde. Peamine põhjus ka, miks meie kevadised külvid ebaõnnestuvad, on see, et muld on ikkagi liiga jahe ja selle asemel, et seeme võiks idaneda, siis ta hoopiski läheb piimale ja taime ei tule ja siis me lihtsalt peame seda külvi uuesti kordama. Mina valisin seekord üheks väikseks kurgipeendraks oma kasvuhoone lõunapoolse külje, mis on selline natuke tuulevaiksem, aga õhk liigub siin piisavalt palju, mis kurgile ka sobib. Ja kasvatan teda sellises väikses peendras ja juba varem ma tegelikult tulin ja kaevasin selle peendra ühe labidalehe sügavuselt läbi. Ja täna, kui ei lubanud enam vihma ja muld on natukene tahenenud, siis ma õrnalt kobestasin selle mulla pealmise kihi ära ja lisasin siia aia üldväetise. See on selline pikatoimeline hortikumi väetis, mis on laia MPK-ga. Et see MPK on 12, 8, 16 pluss mikroelemendid, mis tähendab seda, et tegelikult see sobib kõikidele meie aia köögiviljadele ja ka teistele kultuuridele, nii et tal on selline hästi lai kasutusala. Ja tegelikult kurgi peendra ettevalmistuseks on selline väetis väga hea algus. Nii et ma siis vastavalt sellele kasutusnormile panin ta siia peendra peale ja siis veel segasin korra läbi selleks, et väetis oleks ikkagi hästi ühtlaselt jaotunud ja mullaga heas kontaktis. Ja nüüd ei olegi midagi muud, kui ma võingi külvama hakata. Tahan ka näidata sulle 4 kõige populaarsemat sorti ja kurgi puhul on küll selline asi, et hübriidsetel sortidel on kindel eelis sellepärast, et nad lihtsalt on väga palju töökindlamad ja eriti hästi sobivad nad just koduaedadesse. Hübriidsus annab selle, et need sordid on sageli haigluskindlamad ja kurgi puhul on eriti tähtis see, et nad on partenokarpsed, mis tähendab seda, et nad on ise tolmnevad. Sinu jaoks tähendab see seda, et iga õis, mis arenema hakkab, selle järele on kohe ka viljahakatis ja iga õis areneb viljaks ilma, et teda peaks eraldi keegi tolmeldama. Mis on veel väga hea nende 4 sordi puhul, profi, adam, dirigent ja alpaka, on see, et nad on kõik varajasemad. Aga nagu igal aednikul kujunevad välja omad lemmikud, siis igal sellel sordil on ka sellised omad väiksed eripärad, miks ühel või teisel juhul võiks neid eelistada. No näiteks dirigendi puhul on selline lugu, et kõikidest varajasetest sortidest on tema kõige varajasem ja tema annab tõenäoliselt esimesena need esimesed viljad. Aga näiteks profi puhul tuuakse välja seda, et tema puhul ei pea iga päev vilju ära korjama. Näiteks kui sa oled oma aiast natukene eemal, siis sa ei pea kartma seda, et sel juhul jääks viljade moodustamine seisma. Et kurgil on see eripära, et kui seal on see üks vili, mis jääb sinna lehtede alla ja ta kasvab liiga suureks, siis taim saab sellest signaali ja ta ei lähe õitsemisega edasi ja uusi vilju juurde ei tule. Et kui sul juhtub ka niimoodi, et sa järsku vaatad, et su taimed enam ei anna vilju, siis otsi seal natukene, sa kindlasti leiad selle ühe suure puraka, aga nii kui sa selle sealt ära võtad, siis hakkab taim uuesti õitsema ja tuleb jälle vilju, aga profi on selles mõttes nutikas sort, et temal jääb viljade kasv teatud suuruse juures kinni ja tänu sellele ei saa sina vähem saaki. No Adami puhul öeldakse, et tema on selline kõige kindlam valik koduaeda, temaga on kõige vähem probleeme, aga alpaka puhul temal just öeldakse, et temal on maitseomadused kõige paremad. Aga lõpuks sa pead ikkagi ise oma lemmiku leidma ja kui ka iga meie aed on erinev, on meie iga aednik ka erinev ja erinevate eelistustega. Aga nad kõik on universaalse kasutusega ja tegelikult sobivad kasvatamiseks nii avamaal, tunnelis kui ka kasvuhoones. Vastavalt sellele, mis võimalused sinu aias on. Ja ka minul midagi muud ei olegi, kui ma hakkan külvama. Ja siia väiksele peendrale mul on plaan külvata dirigenti ja ma ühe väikse taimekese tikukese panin juba siia paika ja ta võiks külvata umbes sellise 30-40 sentimeetrise vahega ja mina kasutan selliseid tikke, et ma iga seemne juurde panen väikse tiku, et kui ma ikkagi tulen siia uurima, et kas need seemned on juba idanenud, siis ma tean täpsemalt, kust neid otsida ja siis ma tegin sõrmega väikse augukese ja sinna augukesse ma panen ühe seemne. Ja panen ühe seemne sellepärast, et nendel hortikumi seemnetel on väga hea idanevus, nii et on suhteliselt kindel, et kui kõik olud on ideaalsed, siis igast seemnest tuleb ka taim. Aga rääkides veel kord väetamisest, et muidugi ma olen selle peenra ette valmistanud selle aia üldväetisega,
aga kui sa ikkagi tahad neid kurgivilju saada hooaja vältel ja sügiseni välja, siis väga hea võimalus on taime toitainetega toetada just kasvamise ajal. Aga pea meeles, et ära siis väeta, kui on muld täiesti läbi kuivanud, et siis enne kasta veega. Hea oleks, kui sa saaksid kasutada vihmavett ja siis järgmise kastmisega, kui muld ei ole läbi kuivanud, kasuta seda võimalust ka väetamiseks ja Horticumil on muidugi ka see kurgiväetis olemas, mis on samuti täisväetis, aga ta tuleb sellise pulbrina ja seda sa saad siis vastavalt sellele normile panna otse kastekannu ja siis kohe ka kasutada. Ja kui ma oma seemned ikkagi olen siia juba kõik ära pannud ja ööd on meil ikkagi näitavad, et on natukene jahedad, siis ma kasutan katteloori. Katteloori kasutamise puhul, kui sa tahad, sa võid kohe panna tugikaared, et ta ei suruks vastu maad. Aga mina praegu panen ta otse siia peale ja vastavalt siis selle peenra suurusele, mis mul on minul selline väiksem katteloor, mis on 1,6 × 5 meetrit, aga kui ma panen ta siia kahekordselt, siis tegelikult ta kulubki hästi ära. Ja see on selline suvine katteloor, mille tihedus on 17 grammi ruutmeetril, et ta on selline hästi kerge, et ta parasjagu hoiab soojust, aga ta ei ole taimedele raske ja hiljem ma panen tugikaared ka siia. No minu peendras on mul selline kord, et kui need taimed kasvama hakkavad, siis nad saavad minna sellises suunas, nagu nad soovivad. Aga tegelikult eriti, kui sul on väike aed või kui sa näiteks oled kurgi külvanud konteinerisse, siis sa võid ju neid hoopiski kasvatada vertikaalis ja näiteks kui sa teed seda kasvuhoones, siis ongi ju mõistlik sul ruumikasutuse mõttes taimed üles siduda. Ja Horticumil on selleks ka olemas sellised vahvad asjad. No üks, mis on kindlasti kurgi puhul väga vajalik, on see ladvatoestus, et on ka minul juhtunud niimoodi, et see taime noor osa, mis kasvab hästi kiiresti, on väga kerge ka murduma. Ja kui ma ta sinna sidumisnööri külge panen, siis see võib olla nagu tema jaoks natuke nagu terav ja seda võib ära murduda. Aga kui sa paned sidumise nööri külge selle ladva suunaja, tal on siin väike selline konksukene, kuidas ta sinna nööri külge kinni jääb, siis ei ole seda ohtu, et see latv ära murdub ja et sa peaksid hoopiski külgvõsust uue ladva panema kasvama või jätta kasvama. Et see selles mõttes ka hoiab seda saagikust kurgil päris kenasti üleval. Ja teised toredad asjad on kinnitusklambrid ja neid saab tegelikult ka näiteks tomatil ja paprikal kasutada. Et kui taim on ikkagi oma kasvuhoo kätte saanud ja ta natukene on ka juba selle saagi raskuse all, siis on väga hea, kui saab neid varsi panna selle sidumisnööri külge nende väikeste klambritega. Ja neid saab muidugi teistel kultuuridel ka kasutada. Ja need mõlemad, see ladvatoestus ja need toestusklambrid tegelikult on ka nii heast materjalist, et kui sa nüüd sügisel uuesti kokku korjad, siis sa saad neid kasutada mitme hooaja vältel. Ja kui kõik sellised head vahendid on olemas, siis tegelikult ei ole koduaias lühiviljalise kurgi kasvatamine üldse mitte midagi keerulist, lihtsalt pea meeles piisavalt tihti need kurke ära korjata, sellepärast et see soodustab ka uute õite teket. Pea meeles, et kurgil ära lase läbi kuivada, sellepärast et tema väga-väga armastab seda niiskust ja see tagab selle, et ta saab jätkusuutlikult pidevalt edasi kasvada ja sind viljadega rõõmustada. Ja kõik need tarvikud ka, need on ju saadaval Horticumi e-poes erinevate edasimüüjate juures. Mina nüüd panen veel viimased seemned ka mulda, katan selle siin ilusti kattelooriga, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist. Me kohtume juba järgmises videos.